see on Aruküla teadusnõukodu. See on Aruküla teadusnõukodu. Aruküla teadusnõukodu. Tere Eesti rahvas! Tervist ka minu poolt! Suvi on juba peaaegu käes ning sellest tulenevalt näeme, et järjest rohkem on ka poes maskirite inimesi. Inimesed eeldavad, et nagu eelmine suvi sai ilusti väljas käia ja niimoodi, siis küll pole ka see aeg jälle kaugel. Jah, ei taha lihtsalt endale maski ilmselt näkku päevitada, et tänu sellele võib-olla tekib tahtmine natukene nüüd siin õues niimoodi ilma käia, kuigi tegelikult võiks ikkagi anda õues ka maski suvel. Mina lihtsalt ei saa praegult aru, et kuidas nad mäletavad, kui me viisime alles ju hiljuti sisse uued piirangud nende piltidega, et või mitte piirangud, vaid nõuded, jah. Aga jaa, tehnonõuded. tõesti päris väga hea tähelepanek, sellepärast et mingi seos seal on igal juhul. jah, et kuidagi moodi oma arust nagu kustutasime ära need mälestused, et kus siis peaks inimesed saama nii-öelda halba eeskuju, et jällegi nagu tavalist elu hakata mängima siin taudi möllamise ajal. Äkki sellesse konks ongi, et see tavaline elu lihtsalt, et mis peamiselt on, me ju kõik teame, et see positiivne emotsioon trumpab üle negatiivse, et kui lihtsalt reeglid ei tööta, siis inimesi tegelikult ikkagi motiveerib mälestuse sellest tavalisest elust, kui hästi siis kõik oli, või mitte ka praegu hästi. Motiveerib reegleid järgima. No ma ei ole selles ikkagi päris kindel, sellepärast, et tegelikult on ikkagi piisavalt vähe aega mööda läinud sellest, et võib-olla see pole hakanud vist mõjuma veel, see meie see nõue. Et võib-olla on aega atra seal. Võib-olla mõned, kes on need pahatahtlikud inimesed, ei ole veel oma pilte ära muutnud. Peitsid ära. See peitsid seina sisse ära nagu omal ajal. Jah. Aga nii, meil on mingi uuring vahepeal toimunud. Jah, tegime teadusliku uuringu ja paistab, et inimressursile ikkagi sobib kõige paremini korraks ikkagi väike suts meelde tuletada, kuidas tavaline elu käis ja et võib-olla tõesti, et siin inimeste mälu on lihtsalt natukene liiga lühike kahjuks erinevalt teadlaste just, et mälust. On vaja vahepeal meelde tuletada, mille nimel me tegelikult üldse kõik üheskoos pingutame. Jaa, selles ma olen täiesti tavalise elu nimel. Vana hea elu nimel. Et mina ka juba ei jõua ära oodata, millal tavalise elu juurde tagasi saab, aga kahjuks me peame siis ikkagi suveks ilmselt natukene piiranguid maha võtma. See on kindel. Aga siin on ka väga palju erinevaid riskifaktoreid, et kui näiteks tekib mingi, ma ei tea, Malaisia tüve 9. laine, et me peame olema valmis reageerima. Sest kui me laseme nüüd siin vabalt olla näiteks kuskil festivalidel kokku, õllesummer. Või mõned muud suuremad üritused. Vaktsiinisummer peaksime tegema ka. Ja miks mitte pakkuda välja, et igal festivali, mis korraldatakse, kus on rohkem kui 500 inimest näiteks, on ühtlasi peab olema ka seal vaktsineerimiskeskus. Jaa, see oleks väga hea mõte tõesti. Vaktsineerimiskiosk. Et vabatahtlikud, kes tulevad, saavad selle vaktsiini lihtsalt ära teha, nii me kirjandame seda asja, võib-olla ka mitte vabatahtlikult, et peame ka kehtestama mingit, et festivali korraldaja peab nagu tagama selle olukorra, et piisavalt palju mingi protsent inimestest on nõus ühtlaselt vaktsineerima. Jaa, see on väga hea mõte, sellepärast, et kui me eelmises teadusnõukogus arutasime, et võib-olla peaks andma nendele matšadele seal platsil piitsad nuia tasemel, siis nüüd me anname lihtsalt prääniku, et lubame inimesed peole aga näiteks. Aga igal üritusel see saab umbes 20% inimestest vaktsineeritud ka. No oleneb jah, kui palju nagu sa järjekorras viitsid seista. See, et võib-olla saad mingi originaali või midagi ka veel selle vaktsiiniga kaasa. Ning maainimesed, kes linna ei tule, aga vähemal saavad näiteks perega kuskil festivalil vaktsiinibuss, nagu autonavka. Jah, vaktsiinibuss. Ja testid võiks ka muidugi olla seal. No muidugi see peab olema ikkagi täisteenus mängus, et kes kohe võib vaktsineerida. Kile kostüümis. Ühesõnaga saamegi siis saata ka valitsusele avalike ürituste korraldamise uue soovituse ja ettepaneku,
et igal üritusel peab olema siis oma surmava taudi telk, kus antakse siis vähemalt 4 vaktsineerimiskohaga. Jah, vähemalt 4 vaktsineerimiskohaga telk, et anda siis edasi riigi poolt vajalikke teenuseid. Ja vaata, kuna siin teatud nende produktidega on hakanud osadel tüüpidel tekkima siis mingid tromboosid ja värgid, siis kuna ta on niikuinii seal peol ja manustad alkoholi, siis veri on vedel ja sükest jama enam ei ole. Et vaktsiin isegi mõjub võib-olla paremini. Jaa, kindlasti ta imendub paremini. Inimene võib-olla ka sellises rõõmsas üleolevas meeleolus seal. Kriiger on just lavale minemas näiteks. Jah, läheb hea emotsiooniga peale, igale poole. Ja vaktsiin mõjub paremini. Jah, kõigile vaktsineerimist on hea mälestus. Just nimelt, see ongi see, et mäleta ainult head. Jah, mina kindlasti lasen enda vaktsineerimisega üles filmida sugulastel, et lapsepõlves inimesed saaksid vaadata, kuidas mina olen seal eeskuju tölletama nõelaga saan. Ning me kõik teame ka, et surmava taudi nagu kiitvad postitused saavad ju alati ka Facebookis tegelikult palju laike. Seega vaktsineerimisvideo on ju igal inimesel väga privaatne asi, mille saab siis nii-öelda nagu medalina trofeena kuskile siis virtuaalsesse kapikesse, eks oma Facebooki seinale. Jaa, aga võib-olla see ei ole nagu ainuke pluss, et kindlasti see ühiskonnale mõjub ka ju parema kommunikatsioonina, et kui juba mina käisin ära, et äkki sina lähed ka? Jah, minu pärast käid ka äkki ära. Aga siis võib-olla ongi hea. Et jaa, see on väga hästi, ma arvan, et see on võib-olla siin natuke mõtteainet on, et valitsusel, aga et meil peab olema kindlasti ka plaan B välja töötada, et juhul kui nüüd ikkagi oletame, et järjekorrad on liiga pikad ja see tavaline elu ikkagi ei motiveeri inimesi piisavalt ikkagi vabatahtlikuna. Kui meile satub see India tüvi. Jah, näiteks see õudne India tüvi, et mis lihtsalt praegu murrab seal inimesi nagu oleks mingi plahvatus üle käinud. Minu jaoks on ka see üllatus, sest tegu on ikkagi väga steriilse keskkonnaga seal ja ütleme, et kõik need tegevused, mis nad seal Kangese jõe ääres teevad, et see kõik on nagu see ei saa üldse tekitada mingit viirushaigusi või nappu. Seda ma ka ei usu, eriti veel, kui sa oled kiles. Eriti kui sa oled alla jõge, kui üleval mingi vend seal purineerib näiteks või võtad joogivett. Et siin, et meil peab olema ikkagi olemas mingi plaan B, et kui see India tüvi siis peaks siia jõudma. Ikkagi kui ühel hetkel siis sellega on terve inimkond nakatunud ning... Ja see väga riskantne liigutus, et siin neid piiranguid leevendada ja see on ikkagi väga riskantne, meil peab olema mingi tagavariant juhul, kui see läheb käest ära ja siis ma arvan, et sina ekspert sellel alal võib-olla oskad nõuanda. Meie teadusnõukoda on ju teadagi 2 nädala pärast juba kõikide tuumariikidega ära rääkinud, et mis siin salata tuleb tuua karmimad kaardid lauale, et juhul kui meil ei õnnestu päästa näiteks seda kivi, millest inimene areneb hiljem, et kui kõik on nagu nakatunud. See võib olla jah, et see võib ju pärast taimed ka kõik välja suretada ja kui jääbki sellest maakerast alles ainult see kivi mingisugune mass või see, siis mingi võimalus peab olema sealt ikkagi uuesti ju areneda inimestel tagasi siia. Et seega tuumariikidega, mis plaan siis on täpsemalt? Võib-olla peaks siis kõigiga kokku leppima, et süngiks siis nagu süngiks kellad, et lihtsalt arvestame neid UTC-zoone ka, et ei ole nii, et igal pool 2. Kuskil läheb parem vähe. Ja, et tuleb nagu et ei ole niimoodi, et proovime sünkida ära ja 2 nädala pärast... Korraga matakas ära. Jah, kui 2 nädala pärast asi on, näeme, et hakkavad numbrid jälle tõusma ja see hirmus India tüvi või mingi muu riigi tüvi on... Märatsemas. Kui inimesed saavad kokku. Või kõik korraga tulevad. Kõigile inimestele saavad. Kõik tüved on korraga kohal. See on nagu üks hea õllesummer, kus saab vaktsineerida. Jah, äkki mingi vend nagu sööb veel kuskil ühe nahkiire ära, mine sa tea, mis sealt kõik veel sündida võib. Et siis süngiks ära tuumariikidega. Nagu autodestruct või ma ütlen midagi sellist, self-destruct. Maakera self-destruct. Jah. Igaks juhuks et muidu võib olla siin veel viimased SpaceXi raketid, mis siis
inimesi veel kiirelt Elon Muski juhendamisel sinna Marsi kolooniasse transpordivad, et peaasi, et see taud sinna ei satu. noh, seda ei oleks küll kindlasti vaja, muidu pole endalgi kuhugi minna, tead. Raketid on meil seal kuu peal stardivalmis, et see Elon Musk siit läheb, lendab oma raketiga kuu peale kõigepealt ohutusse kohta koos siis Taudi eest eemale. eliidiga. Taudi eest eemale. Taudi eest eemale, jah. Põgeneb taudi eest, jah. Ja, ei, no, Taudi ja ja sinna on juba tegelikult viidud palju inimesi, seal Marsi peal juba selline elu käib, et peaasi, et taud sinna ei satu, sellepärast ongi see tuumaasi sinna, et võib-olla vajalik. Kohe saavad ka siis kõik meie inimesed sinna tegelikult ju minna. Jah, homme ja suvel. paneme katusebasseini Mojito on seal ootamas juba Marsi peal. Aga selge. Mis me siis edasi teeme? Mis 2 nädala pärast siis paneme self-destruct? Ei, no meil on 2 nädala pärast juba läbi räägitud, et 2 nädala pärast on self. ja siis paneme et see käima. on, noh, meil on lihtsalt. Kui ühel hetkel oleme lihtsalt selles olukorras valmis, kui kõik inimesed on äkki lihtsalt nii haiged, et keegi lihtsalt ei jõua seda nuppu vajutada. ja mõtleme ette nagu, oleme loovad. ja punane nupp seal selle Putini kontorilaual, mis siis Venemaa tuumapommi aktiveerib, et ta sinna kogemata ennem põlvega vastu ei lähe või midagi. Tahaks loota, et seda ei juhtu tõesti, sest noh, 2 nädalat on ikkagi piisavalt pikk aeg, et kõike rõõme nautida veel siin. Kõik numbrid täielikult kardinaalselt teises suunas liikuma panna. Maskidest viimast võtta. Maskidest viimast võtta, visiiridega, käige veel ruttu, inimesed. Käige ruttu poes ära, pärast enam ei saa minna, et hankige konserve näiteks või igaks jõuks, noh. Jaa, aga ma arvan, et ega siin midagi alles ei jää, selles mõttes, et see peab olema korralik matakas, et kunagi ju ei tea, kui sul veel midagi jääb sinust alles, et siis sealt võib hakata ju mõni, tead, tuleb mõni kurg, tuleb sööb su ära ja siis sealt viib jälle uus taud ja surevad need kured välja, et sa ei saa seda sellist riski jätta siia. kõik lihtsalt tuleb täiesti kivini maha võtta siit. teadagi, kurg elab tuumaplahvatuse üle, nii et ma ei, siin üldse praegu ei naeraks. Elon Muskil on juba üks kurg on viidud sinna karantiini kuu peale, et igaks juhuks. igaks juhuks, et toob selle siia maa peale tagasi, kui inimesed on kaduma läinud. aga mis me arvame siis, et paneme pillid kotti ja tänaseks küll. Paar nädalat on veel minna ja vaatame, mis siis. Paar nädalat ainult veel ja siis on tavaline elu kindlalt tagasi. Võib-olla, aga selles mõttes ega ei, kindlalt. Ei, no okei. Kindlad arvutused näitavad ju. jah. Aga ega meie teadlased ei maga, et meil käib töö edasi ja lihtsalt inimkonna nimel. Püsi kiles. Pingutage palun ka rohkem. Pingutage rohkem. Püsi kiles.